Tere, olen Meelis matkasuuritest. Nüüd tutvustaks teile täiesti midagi uut. Adria Super Twin'i. Mis on Super Twin? Super Twin on tehtud Mercedes-Benz Sprinteri aluse peale, 4-veolise peale. Kui siit hakata väljapoolt pihta, katuseraam on standard koos nende lisatuledega. Muidugi seal võib olla variandina ka see, et sinna asemele võib tellida hoopis selle pop-top roofi ehk siis magamiskohaga katuse. Kui meil läheme külje pealt edasi, muidugi see Sprinter 4-vedu. See praegalt on 600 SPB mudel, on 700 SKX mudel ka siis 7-meetrise peal, millel on siis tagant see ülestõstetav garaaž. Tehasest tuleb ta kohe valuvelgedega, markiisidega taga. Ta on olemas sellised panipaigakotid, kus saab asju panna, spetsiaalselt tema mõõdu järgi tehtud uste külge. Üks Euroopa Liidu nõudmine, kui on inverteriga pistik, siis peab see olema punane. Väliduš on ka kohe siin olemas, valgustid. Siin on piisavalt palju panipaiku, kinnitusreilsid põrandal ehk asjad ei liiguks. Nii, vaatame talle sisse. Mis on siin veel üks huvitav asi? Ukse avad, astmelaud tuleb välja, see on see nii-öelda off-road astmelaud, mis siis muul ajal, kui teda vaja ei ole, läheb sinna alla peitu ehk ta ei tee autot madalamaks. Esimene osa on seesama Mercedes. Laud on ikkagi selle lisaga, mis siit tuleb välja, kui vaja on. Mis selle laual on erilist, on see, et tal on väike laud siin. Aga mis see väike laud niisama see tauku ei tehta. Kui näiteks ei ole vaja suurt lauda, võtate selle ära ja kui vaja ei ole, saab panna see väikse laua. Panipaiku köögis. Väga praktiline köögilaua lisa. Tuleb lihtsalt lahti, lihtsalt kinni. Mis on nüüd samamoodi, siin kasutatakse seintes. Seinakatte materjali seespoolt on ringi töödeldud loodussõbralik viltmaterjal. See annab siis sellise väga mõnusa koduse pehme tunde, kui sa teda katsud või on. Samas annab ta akustiliselt väga hea efekti, samas annab ta termolt väga hea efekti. Samat asja on kasutatud laes. Siin on muidugi sellised ilusad triibud sisse pandud, pluss on veel timmerdatavad LED-ribad. 2 põletiga pliita, kraanikaus, selliseid pisidetaile, nagu maitseainete riiul. Köögis on samamoodi kapid. Jälle kasutatakse seda PP materjali, mis hästi kerge, hästi tugev, hästi katsudes mõnus pehme materjal. Kompressor külmkapp, 84 liitrit. Sahtlid, mis on hästi olulised köögis. Ja siin on selline tasapind. Jälle Euroopa nõuetele vastav inverteri pistik, punane. Nagu Adriale omane, igasugused sellised pisidetaili, mida on. Vajutad peale, tuleb riidenagi, kui vaja on. Kui vaja ei ole, lükkame eest ära. Pesuruum, duširuum WC, väike 600 Mercedes Sprinteri vänn, mis on kitsas. Olles käinud väga palju erinevates vännides, eriti Sprinteri baasil, ma olen proovinud neid vaamu WC-d, mis on üllatav, on see, et ma mahun siin täitsa olema, mis tavaliselt tekib minu mõõtu mehel probleem sellises vännis. Nüüd aga tahaks ka pesta. Samamoodi WC-pott keeratakse eest ära. See sein koos kraanikausiga tuleb siia. Ja nüüd ma ütleks ausalt vänni kohta väga kuninglikult ruumi. Duši all. Duš on meil siin ja hoidja on siin üleval. Ja veel ärme unusta neid imelisi nagist. Magamistuba, 2 inimese voodi, 1,95 m, mis saavutatakse Sprinteri puhul tänu külje laienditele, mis on siis mõlemil pool. Ja nüüd, kui me siit vaatame siia nurga taha, siit leiame ühe puldi. Ja mis me siit leiame? Küttepult, aga Alde kütte. Ja mitte lihtsalt Alde, vaid Alde diisel. Ehk ta töötab siis diisli ja 230 pealt. Alde diiselküte, nagu sai mainitud, samas on selle auto peal Adria Mäh, ehk mis siis on telefoni äpist ühite pluss Adria koostöös Garminiga ka täiesti digitaalne touchpaneel, kus on siis sama info kõik väljas, mis on äpiski. Akud, veed, kütted, asjad, kõike saab siit panna. Mis on eriline vännide puhul, just Adria vännide puhul, need esimesed suured aknad.
see on avatav seisu ajal, see annab selle meeletu valguse teile siia sisse. Suured katuseluugid, mida tavaliselt ei kasutata, on spetsiaalsemad. Kui me nüüd eespoolt vaatame, eks muidugi Mercedes Sprinter koos kõikide oma juhiabide, sõidumugavuse asjadega ees jalga all on veel üks huvitav asi. See on ALDE vedelik keskküttega matt. Ehk nagu siin on veel kord toonitan juurde, selle autol on ALDE vedelik keskküte diisli pealt. Ehk hästi off-grid auto, igal pool võimalik olla, tunda ennast hästi ja saada veel selle ALDE keskkütte mõnu, mis on selline ühtlane soojus, ei ilma puhumise millegita. Selline ta siis oligi Adria Super Twin 2026 mudeli aasta oma. Aitäh!